Tänases saates räägime oma äri alustamisest, selle ehitamisest ja tänane saade on jätkusaateks eelmisele saatele, kus me rääkisime siis äriidee leidmisest, kuidas me Teeduga koos alustasime siis Booster Selfie, kuidas me selle ideeni jõudsime, kuidas sina saad oma idee leida ja kuidas me siis kõike seda alustasime oma teiste asjade ja põhitöö kõrvalt. Ja nüüd selles saates räägime siis ettevõtjaks olemisest, produktiivsusest, kuidas oma energiat hoida, millised on head harjumused, mida me oleme siis nende aastate jooksul omandanud ja enesearengust ja kõigist nendest asjadest. Nii et kui sa esimest saadet veel kuulanud ei ole, siis mine tee seda. Seal oli väga head sellist praktilist nõu ja loomulikult muidugi see saade on täiesti eraldiseisvalt kuulatav ka selliselt. Nii et tere tulemast tagasi Teet. Tšau, meil Nullist podcast on väga põnevalt oma sükest sisu leidmas, et me räägime siin oma turundusteemadest, me räägime oma leidudest sealt. Samas meil on võimalus ka natuke lahti rääkida sükest inimlikust seisukohast, et see nagu ettevõtjaks olemine, et mis seal sees on olnud kõige selle aja jooksul meie süksed nagu eluhäkid, mida me oleme testinud, katsetanud, kuhu me oleme välja jõudnud ja mida me saame ka siis teistele edasi soovitada seal. Nii et hakkame esimesest otsast pihta. Ja, väga olulised teemad sellepärast, et seda stressitaset või pinget sinu ellu kindlasti tekib juurde ja kuidas seda siis manageerida ja ka enda aega selle kõige keskel ja hoida ennast ka füüsiliselt siis heas vormis, et sa peaksid kõige sellele vastu. Teedul on muidugi Teedu üks harjumus on vist, mis sa sügisel oled 6 minutit seal külma veeses kuskil järves ja Pirital, aga alustame sellistest lihtsamatest asjadest siis. Me jõuame sinna ka, et meil kõigil on, mis ongi nagu põnev, sest me Sveniga üksteist nagu täiustamegi selle koha pealt, et meil on neid samasuguseid harjumusi, need küll mis on mõlemal harjumus, aga me nagu defineerime seda mõlemat erinevat moodi, et kõik on kohandanud selle kuidagi nagu endale. Mis meil seal esimene küsimus on siis? Aga räägiks veel eelmises saates rääkisime ka, aga esimene asi, kuidas seda aeg natukene siis leida, kui ma nüüd alustan oma asjaga. Kas sa ei pea ilmtingimata oma ettevõttega alustama või lihtsalt lisatöö või projektid, oled sa vabakutseline? Instagramis ka keegi küsis seda, et kuidas ma leian selle jaoks aega ja ma arvan, see on väärt veel kordamist, et kui sa 8 tundi magad, 8 tundi on väga hea ööuni, eks ole, igale inimesel. 8-9 tundi oled 9 tundi oled sealt umbes koolist tööl, tuled koju, 2 tundi trenn, pere või koer, et mida sa ülejäänud selle 5 tunniga teed? See 5 tundi on väga suur, kui sa 3 tundi Netflixis õhtul istud, siis võtta see 3 tundi ära, vaata tund aeg Netflixi, 2 tundi sealt võtta ja pane enda projekti alla, eks ole, pane uks kinni ja tegutse selle või nuputa või kirjuta või tee uurimustööd ja see võtab oma aja kindlasti, aga see 2 tundi iga päev pluss nädalavahetused, see teeb sul juba seal terve täiskohaga tööaja põhimõtteliselt kuu lõpuks või vähemalt paari kuuga, et seal muud saladust ei ole. Mingit võluvitse ei ole, kus 7 päevaga endale leida rohkem aega ja oma ettevõtte alustada, et see nõuab kannatlikkust ja see nõuab iga päev seda panustamist, et sa iga päev paned siis natukene seda aega sinna sisse. Järjepidevust ja enda distsiplineerimist ja ma ütlen ausalt, et mina esimesed aastad, kus me alustasime Teeduga, siis mul oli reaalselt 6-1 vaba päev võib-olla. Ja ma tegingi seda selliselt, ma teadsin, et ma pean pingutama vähemalt paar aastat sellised ja ma olin valmis seda tegema, sest ma teadsin, et ma teen seda enda parema tuleviku nimel. See oli investeering mulle endale. Et seal muid asju lihtsalt, muid salanippe ole. Nüüd, kuidas seda aega paremini planeerida? Jah, vaat seal on meil nüüd järgmised sammud seda, kuidas me saame siis teha, et sellest ajast siis maksimum võtta ja see on hästi oluline koht. Ja kuidas enda energiat selliselt hoida, et sul oleks siis energia, et sa ei oleks siis väsinud või veel hullem haige, eks ole, et sa ei saa siis oma asjadega tegeleda. Mul esimene asi hommikul varem ärkamine. Ja hommikul varem ärkamine ei pea tähendama seda, et sa ärkad kella 5 ülesse, mis mulle isiklikult meeldib,
5-6 vahel, võiks isegi öelda, et vahepeal on need perioodid, kus on konkreetselt 5 ärkamine, enamasti 5-6 vahel jääb see. Aga see võib olla sinu jaoks tund aega varem ärkamine hommikul, see ei pea olema kell 5 ega 6. Tund aega hommikul varem ärkamine, kus võib-olla sul ülejäänud inimesed kodus magavad, kus sa saad võib natukene trenni teha, natukene võib-olla kirjutada, arutada oma plaan, võib-olla lugeda. Mis iganes asi, tund aega. Aeg iseendale. Kas see on siis selleks, et sa optimeerid ennast algavaks päevaks, mida mina teen, või siis on aeg, kus sa enne siis tööle minekut võtad, et tegeleda mingite asjadega siis. Kumba pidi sa seda kasutad. Mul on hommikul see, et kui ma ärkan hommikul üles, proovin teha kohe kiire mingi liikumise, mingi treeningu. Ma ei võta seda nagu põhilise treeninguna, aga 10-15 minutit, isegi 7-5 minutit aitab. See paneb sinu kehas energiat liikuma, siis ma teen, siis on külm vesi, 1 minut külma vee all olla, äratab sind väga hästi ülesse, paremini kui kohv ja siis kas lugemine, 10-20 kui head raamatut, võib-olla seda päevikut kirjutada, võib-olla sulle meeldib mediteerida, et oma seda monkey mind natukene vaigistada, seda ärevust alla tuua, jällegi piisab 10 minutist. Nüüd on sul kulunud kuskil 30 minutit, 45 minutit. Ja nüüd sul on veel aega üle selleks, et oma siis päeva planeerida. Ja üks kõige suurem õppetund, mis ma olin vahepeal nagu täiesti läbipõlemise äärel oma selle to-do listiga. Sa paned sinna to-do listi ja kui see on sul mobiili äpi kujul ka, siis need tuleb iga päev asju juurde. Kogu aeg tuleb asju juurde, neid väikseid asju, mida sa pead tegema. Sul on seal 27 asja. Sul on kogu aeg seal 27 asja. Isegi kui sa oled sealt 11 asja maha tõmmanud, sul on õhtuks ikka 27 asja, see ei saa mitte kunagi valmis. Ja siis sa tunned seda, et sa nagu ei saa mitte midagi tehtud. Sul on kogu aeg nagu see tunne sees, sa ei saa mitte midagi tehtud, sest kogu aeg tuleb sinna juurde, eks ole. See tekitab ärevust ja tegelikult su fookus hakkab minema sellele, et sa oled lihtsalt pisi ja sa teed mingeid asju kogu aeg, samas sul on tunne, et sa ei saa midagi tehtud. Ja üks ettevõtja Andy Frisella, kes õpetas sukest asja nagu powerlist ja muust see nagu nii ideaalne nimi sellele. Sa paned kirja endale hommikul soovitavalt märkmikus paberkujul kuskil, mis iganes ta sul on ta sul eesmärkide päevik või niisama tühi märkmik, lihtsalt pastakaga sobib väga hästi. 3 asja või siis 5 asja ja ma räägin, kuidas mina seda tegin. Aga see oli siis juba, kui ma hakkasin kasutama siis, kui ma juba tegin põhimõtteliselt full time booster selfie ja nullist. Aga kui sa alustad alles, siis see võib olla ka ainult 3 asja näiteks. Ja mul on 5 asja ja 1-2 nendest on harjumused. Näiteks ma ei ole ammu lugenud või mediteerinud, siis järgmiseks 29 päevaks ma panen siis sisse, et loe iga päev 10 lehekülge või mediteeri 10 minutit, eks ole. 1-2 asja on seotud minu enesearengu, minu harjumustega. Nendest 3 asja on siis tööga seotud ja asjad, mida ma pean täna päriselt ära tegema. Kirjutame valmis see blogi postitust, eks ole. Või tee see mingi müügikõne või mis iganes kohtumine või asi, eks ole. Või mingi suke suurem asi, see ei ole mingi suke tilu-lilu asi. Et lihtsalt pane mingi suke suurem asi, mis aitaks siis edasi ja soovitavalt siis seotud sinu selle suure eesmärgiga. Mis on sul siis järgmiseks 3 kuuks või 6 kuuks on. Ja nüüd, kui sa saad siis tehtud, kui sa mediteerid ära 10 minutit, sa tõmbad selle maha või teed ringikese ümber. Teed järgmise asja ära, tõmbad selle maha, aga sinu fookus on nendel asjadel. Nüüd sa ei lähe sinna to-do listi otsima, et to-do list on selline jooksev asi, kus sul nagunii asjad on, aga sealt sa ei lähtu sellest, kui oma päevaplaanist on. Ja nüüd, kui sa saad päeva lõpuks need tehtud, need 5 asja, siis tõmbad need maha ja sa oled võitnud päeva. Ja nüüd seal tekib see lihtsalt see efekt, et sa reaalselt tõmbad maha asjad, sa saad tehtud. Ja sealt tekib ka see hea tunne, need väikesed võidud. Ja siis sa oled endaga rahul olla. Kui sa saad need 5 asja tehtud päeval kella 9, väga hästi. Siis sa põhimõtteliselt võid oma ülejäänud päeva vabaks võtta, kui sa tahad. Kui sa tahad ekstra tubli olla, siis tee veel mingeid asju. Aga need on siis juba ekstra, on top of that. Ja on päev, kus selle powerlisti tegemine läheb õhtul kella 11. Ja sa teedki õhtul 11, aga su fookus on nendel asjadel, nende olulistel asjadel. Sa nagu commitid ennast sinna taha selle listi tegemisel. Mida ma tahan siin nagu välja tuua ka, et see on kindlasti olnud mulle ka üks juukseid muutvaid harjumusi.
kui sa rääkisid läbipõlemisest, siis ma olen elus ikka paar korda läbi põlenud ka, noh, selles mõttes, et sellele on päris okei nagu tunnistada ja ise endal nagu aru saada, et mis hetkel sa selle nagu teinud oled ja to-do list on üks burnout machine. Ja hästi lihtne on sellepärast, et to-do listil sul ei teki seda arusaamist, et sa oled midagi ära teinud, on ju. To-do list on lihtsalt continuous, see alt kasvab juurde, ülealt väheneb, alt kasvab juurde, ülealt väheneb, on ju. Et seal ei teki seda enese rahulolu, seal ei teki enese motivatsiooni, iseendale motivatsiooni, on ju. Ja mul oli tegelikult case ka meile Boostis, meil üks töötaja, kes tegi siis to-do listi, pani kõik asjad, mis nagu tulid, pani nagu listina kokku, rekord kuul. Tegi ta to-do listist üle 280 taski ära. 280 taski nagu. Ja ta on rahul. Absoluutselt nagu ei olnud rahul. No selles mõttes, et tunned, et sul on nagu veel ja nii palju asju tuleb ja kuhjub ja nagu kõik siuke nagu laviini all oled, on ju. Tegelikult on jumala palju asju ära tehtud, on ju. Ja ma olen juurutanud seda ka tegelikult ettevõtte siseselt teistele inimestele just sellepärast, et aidata neil selle stressikoormaga toime tulla. Ma ütlesin, okei, paneme selle niimoodi, et teeme selle kõik asjad, mis sulle nagu öeldakse, et oleks vaja ära teha, pane need list kokku, las see list olla, on ju. Las sinna tuleb neid juurde. Prioritiseeri ära, mis on kõrge prioritiseer, mis on keskmise ja mis on madala prioriteediga, on ju. Mis to-do listil juhtub on see, et alati võetakse ettepoole kõrge to-do listiga on üks oht veel, sa hakkad vaatama, et mida ma jõuaks veel ära teha, siis hakkad valima sealt. Sa hakkad sealt valima, aga see to-do listi puhul sa teed ainult neid high priority asju, on ju. Kõrge prioritiseeritud asju, on ju. Ja need väiksed, mis aitavad siukest pikas perspektiivis, need low priority asjad, on hästi pika vinnaga, millel ei ole kohest tulemust, on ju. Need jäävad tihtipeale tegemata. Ja nüüd, kui sa paned enda selle power listi kokku sealt, ma ütlesin selle töötajale, siin kokku, pane maksimum 1 nagu high priority, 2 keskmist priority't ja paned 2 sükest low priority't asja ka, on ju. Low priority, ma peaks saatma selle kirja, et ma saaks mingid asjad nagu tööle panna, on ju. Sest muidu need low priority asjad jäävad tegemata seal, aga neid high priority 1 on nagu fine, sest on suur tükk, sa tahab midagi teha saada. Maksimaalselt, kui sa näed, et on optionid, siis maksimaalselt 2 high priority't, mitte rohkem. Ja peale seda, kui tekkis tal siis see päevane nagu ülevaade seal, et tal on 5 asja, ta ise pani nendest tükkidest oma selle nagu pusle kokku seal. Saad aru, kus inimesel muutus oma päeva nagu motivatsiooni tase, on ju. Ma ei pidanud olema seal kõrval ütlema, et sa oled tubli, on ju. Ta sai ise ka sellest juba aru, sellepärast, et ta nägi, et oli seal päeva ära võitnud seal. Ja niimoodi hakkas see tegelikult, see hakkas majasiseselt nagu hästi palju tegelikult levima seal. Ja ma olengi nagu töötajatele siis üles seadnud need, et see, et neid ülesandeid tuleb, see on fine, on ju. Aga sina kontrollid seda, mida ja kunas sa siis nagu ära teed seal päevas. Ja samamoodi, et kui sa kella 9 oled valmis, on ju, sa näed, et sul on optionid, siis sa võid teha nagu 1-2 asja juurde, see on fine, on ju, aga põhimõtteliselt sul nagu see päevatöö on nagu tehtud. No mul oli probleem sellega, et ma ei suutnud lõpetada tööpäeva, siis ma tegingi õhtul, kui ma üksi olin, siis tegidki seal 12, 10, 11 ja 12 umbes magama. Aga kui tekkis kaaslane kõrvale, siis see ei saa teha 10 tööd. Ja ma ei suutnud, ma ei osanud lõpetada, sest ma ei olnud harjunud sellega. See to-do list oli nagu, ma pidin veel tegema, sest ma tundsin, et ma ei ole ikkagi veel nagu tubli ja oma asjadega valmis saanud. Et see aitab ka selle päeva ära lõpetada, et kell 7, aitab küll, täna rohkem ei ole vaja teha, sellega siis rahu ka teha selle otsusega. See on see ettevõtjaks olemise mured ja rõõmud, on ju. Teised poisid lõpetavad oma päeva ära seal 5, et ütleme tegelikult, kui sa nagu palgatööl käid seal, on ametikohtasi, kus sa ei saa tööd koju kaasa võtta. Mu vend on lennuhaldusinsener, ta ei saa see lennukit koju vedada, on ju. Ta ühtegi mutrit ei keera, see lõpp tööpäev ära, siis on läbi, on ju. Teiselt poolt, kui sa oled turundus või müük või valdkond, kus sa saad selle arvuti kaasa võtta, siis on nagu, inimesed lihtsalt kurnavad ennast ära sellega. Ja. Et nad liiga palju nagu võtavad ja oska seda nagu stoppi peale panna. Kui sa ise elad kodus oma töökohas, siis on seda hullem veel on sinna otsa komistada. Ja. 1-2 asja, mis aitavad, mida ma olen veel õppinud, mis aitavad siis fokusseerida ühele asjale ja üks on sellest Pomodoro tehnika
ehk nimetatakse seda siis nagu munakell või ma ei tea. Tomat oli, mille järgi see kell jooksis, aga noh. 25 minutit on sul siis nii-öelda üks fookusblokk ja sa paned selle kella käima, selleks on olemas ka telefoni äpid, mul on telefoni äpp, ma tean, et mul on 3 asja siis kirja pandu, mis ma pean täna tehtud saama minu tööasjadest ja ma panen nüüd, võtan oma esimese ette, panen selle Pomodoro käima, 25 minutit ma pühendan sellele siis ja vahest ma panen niimoodi, et ma teen siis 2 blokki, et ma ei tea, kirjutama mingit e-maili või näiteks mingit asja, kus mul on vaja süveneda. Ja ma e-mailid kinni, Slackid kinni, teised brauserid, kõik asjad kinni, ainult sellele asjale ja seal toimub mingi süke maagiline asi, et see reaalselt nagu, sa ei hakkagi mingi muu asjaga tegelema. See kell tiksub sul seal kõrval, telefon on kinni, ukse kinni, klapid pähe. Ma kuulan klassikalist muusikat viimased 5 aastat juba, mul on üks Ludovico Mix, ma olen reaalselt kuulanud seda ühte albumit 5 aastat järjest. See on Ludovic Einaudi oli see artist. Just, ja ma olen kuulanud 5 aastat tema ühte sama albumit hommikul ja see klassikaline muusika hoiab sinu aju süksel mingil heal lainel. Sa ei hakka kuulama seda muusikat, ei sega ja ta optimeerib sulle selle mingil lainel. Mul on sinna samma taha panna, ma kuulan niisugust white noise. Mingi space sound on white noise, see müra käib, klapid pähe, see on zoned out täiesti. Selleks on olemas mingid veebilehed, kus sa kuulad. Jah, mul on YouTube. Siis veel sellest Pomodoro tehnikast edasi minna. Kui ma pean tegelema näiteks, ma ei tea, nullist koolituse, mingi programmi uuendus, ma tean, mul on mingi suurem tükk tööd ees seal või mingi veebilehe, mingi asi või ehitamine või uuendus, siis ma proovin võtta selliseid pikemaid fookusblokke ja eraldada enda kalendris. Mul on niisugune kalender ostetud, kus ma näen siis oma esmaspäeva, teisipäeva ja hommikust õhtuni on ees seal. Kui mul on mingid kohtumised seal, siis ma tean, planeerin selle oma lõunasse, aga mul on see fookusbloki aeg 2 tundi. Hommikul näiteks 8-10, jällegi ma ei lase midagi segada sinna, panen selle Pomodoro käima, eesmärk on siis 400 fookusblokki saada, 2 tundi ja ma tean, et pärast ma saan ka keskenduda 2 tundi. Nüüd ma vaatan oma nädalas siis, kui palju ma saan, kui mul üks päev on koolitus, seal on mingid kohtumised, seal on mingid koosolekud, seal on kuskil mingid sõitmised Kuressaarde või Tartusse. Ma teen oma nädalplaani ära ja ma vaatan, et okei, kuhu ma saan nüüd oma neid 2 tunniseid blokke siis panna vahele, et kus mul on vaja. Kui ma nüüd saan iga päeval kas või ühe, nädal lõpuks ma saan siis oma 10 tundi investeeritud siis konkreetselt selle ühe eesmärgi, sest oma ettevõtte sees sul on ka mingid suuremad eesmärgid, mida sa järgmise 3 kuu jooksul tahad siis saavutada. Et sellised 2 asja, aga see Pomodoro see töötab väga hästi, koos Powerlistiga eriti hästi. Nüüd Powerlisti juurde ma pean lõpetuseks lisama selle, et mis puudutab nüüd sinu enda isiklikke harjumusi, on see lugemine, mediteerimine, mis iganes see asi on, siis kui sa oled teinud selle või toonud selle harjumuse, kas siis uue harjumuse enda ellu või vana harjumuse uuesti tagasi, mille sa vahepeal kaotanud, siis kuskil 21 päeva. 4 nädalat hoia seda seal ja siis 6 aega, mis iganes süsteem sul on. Ja siis võtad järgmise asja. Siis see mediteerimine on sinu ellu juba sisse juurdunud, eks ole, sa oled selle harjumuse oma ellu toonud, sul ei ole vaja seda enam sinna kirja panna järgmised 6 kuud, siis sa tood sinna uue asja, järgmise asja. Et sellised see süsteem siis peaks toimima ja need 3 asja on siis natukene sellised suuremad ülesanded selle päeva sees, mitte siis mingid väiksed valitud, välja nopitud mingid väiksed ülesanded, et lihtsalt, et see tehtud saada endal selle hea tunde pärast on. Et pigem see, millega sul on vaja päriselt tegeleda. Kui me võtame nüüd neid hommikusi harjumusi ka, siis ega siin niisugust nagu kuldreeglit ei ole. Lõppkokkuvõttes me näeme seda, et otsi endale seda nagu lahendust, pane nendest tükkidest kokku, et ega Sven ka samamoodi on ju tegelikult aja jooksul õppinud nagu tundma seda, et millised hommikused harjumused talle sobivad sinna panna, millised ei sobi on ja. Et sa nagu selekteerid välja, et kõik asjad, mida sa tee need simple stupidiks. Et pole nagu lollilt lihtne teha seal, et selle ise ei peaks nagu skipima, sa tunned, et see tekitab sust nagu hea tunde ja hea emotsiooni. Mul oli üks asi, et hommikul kui üles tulid, panid riidesse, läksid välja jalutama, on ja. Olen võtta ilmast aasta ajast seal jumala hea. Nüüd ma tunnen jälle, et see nagu külm duš on selle vahepeal nagu ära asendanud seal. Ja kui ma tunnen, et on õige aeg, siis ma toon selle uuesti selle harjumuse tagasi sinna. Et otsi seda nagu kohta, millised asjad sinu jaoks on hommikul. Et ära topi neid nagu 8 tükki sinna.
pane endale esialgu 1, 2 või 3, et ära seda nagu listi nagu väga suureks aja, sest muidu tekib sul ka stress teiselt poolt. Kui ma need 7 asja ära ei tee, siis mul tuleb kehv päev. Noh, ei ole mõtet ennast nagu sealt ka nagu sinna teise äärmusesse minna, on ja. Mul oli üks äpp siis to-do-listile või lisaks samal ajal. Veel. Kus siis oli need harjumused ja sa tegid siis nagu check in the box, nagu sa olid ära mediteerinud ja jooksmas käinud ja lugenud ja mis iganes, mul oli ka mingi 5 asja seal enne. Ja siis nädala peale ta arvutas sul selle track recordiga kokku enne. Ja siis sul tekkis juba hommikul stress enne, kui sa to-do-listile jõudnud. Et seal nagu tikkida, et siis ma lõpuks lasin läbi maha, ütlesin, et fuck, ma ei viitsi seda teha. Et see hakkas minu vastu töötama, et sa pead need momendid ära tundma ise. Harjumust osas täiesti nõus, et hommikul mina tunnen, mis iganes kellast sa ärkad, siis trenn, liikumine mõjub kõige parem. See lihtsalt paneb sinu keha käima. Pärast seda rääkisime ka juba, külm dušš, külm vesi. Selle külma vee osas siuke soovitus. Pese ennast algusest oma tavalise temperatuuriga, mis sulle endale mugav on. Ja siis 30 sekundit külma. Võid alustada ka väiksema perioodiga, 10 sekundit, 5 sekundit ja siis vaikselt töötad seda üles poole. 30 sekundit oleks ideaalne see, kus sa võiksid jõuda, siis vahepeal 30 sekundit sooja ja lõpetad uuesti 30 sekundit külma vee all. Ja see äratab sinu organismi nii üles, paneb sul vereringe tööle. Ja sa, kui sa seda mõnda aega oled teinud, muidugi ta on alguses ebamugav. Ettevõtlus ongi ebamugav, nagunii see annab sulle natukene seda tugevust selles maailmas ellu ajad. Aga kui sa oled seda mõnda aega teinud, ma hakkasin isegi teedu järgi käima sügisel ka ujumas ja lõpuks jõudsin isegi täitsa mingi veebruarikuuni, kus ma istusin seal 30 sekundit külma veeses ja sa hakkad igatsema seda, et sul hakkab nagu meeldima see, sellepärast et see efekt on nii tugev. Ja ma ei tee seda sellepärast, et lihtsalt seal veeses käia, vaid ma teen seda sellepärast, et see annab mulle hea enesetunde, millega ma saan oma päeva minna ja olla energiline ja anda endast parim. Mul ongi siia nagu 2 asja lisada, et ühelt poolt, kui me räägime külmast dušist, et siis me saame nagu aru ka, me rääksime üks talv seal, et kes kui kaua seal duši all on, siis ma ütlesin, ma olen 2 minutit seal. See on, et kuidas sa oled, mul hakkab küll pea valutama, mis mõttes pea valutama nagu. Aga siis ma sain aru, et okei, ta on nagu, peaga seal nagu duši all, et kui see on nagu külma vett pähe paned, siis hakkabki pea valutama, sest see pead ei tohi külma vee alla panna, tali ujumise esimene reegel, pead vette ei panda, on ja. Et tegelikult seda lastakse keha peale, korra käid peaga seal alla ära, see on nagu fine, on ja. Aga et see 30 sekki ka, et ärge nüüd ennast nagu üle mõelge sellega seal. Ja aja jooksul lähed sa seda nagu ülespoole seda temperatuuri osa seal. Teine on see, et kui me räägime sellest külmast veest nagu ujumisest ka, et Sven käib hommikuti, on ja. Kui sa tegid, on ja siis sa käisid hommikuti. Minul hommikud, ma olen õhtuti ja mul on nagu hästi nagu siuke prosaline põhjus ka, et kui on siuke nagu tööpäev ära tehtud, räigelt rassid ja möllan nagu asju ära, on ja siis tegelikult see oli koht, mis mind maandas ära. See tõmbas nagu pea tühjaks. Ma läksin sinna vette, Pirital on see taliujumiskeskus on ja kõik samasugused käivad seal. Lähed sinna vette ja see tõmbab pea tühjaks, sest sa pead keskenduma sellele kehale, sellele olemisele seal. Isegi kui see tõmbab sul nagu ükskõik mis seisundis sa oled, sa võid olla mingi tuumapohmellis ja sa unustad hetkega ära, et mis sul viga oli. Jah, et mul hommikul ei ole vaja nagu pead tühjaks tõmmata, aga ma tunnen, kuidas see õhtul teeb nagu see enesetunde, see olemise teeb üliheaks. Ja kui kehal hakkavad tööle need sooja tootmise protsessid, ütleme, et vaatsin just ETV pealt näitas seal, et väiksed lapsed pandi siis auku sinna, minut aega istusid seal, väiksed lapsed, mõtlesin, ebareaalne, et kui sul hakkavad need sooja tootmise protsessid tööle, siis tegelikult õhtuti tuleb tohutult hea uni, sellepärast sul keha toodab sooja, see teeb siukse nagu mõmm olemise. Ja sooja vee kohta öeldaks, kui sa hommikul käid, siis just vastupidi sooja duši all, siis tegelikult see paneb sinu, rahustab sinu keha, et paneb sind uuesti magama. Külm äratab siis üles. Aga sinna juurde siis veel mõned sellised harjumused, mis meid on teeduga aidanud. Loomulikult enne tegelikult rääkis trenn, sa ütlesid sul see pärastlõunane küll ujumine aitab. Ma olen just pärastlõunal trenni, siuke kella 3-4, kus ma tunnen juba, et nagu päeva mingi esimene ots on tehtud, siis lähen see samamoodi, siis laeb mind uue energiaga, korra toob maha asjadest ja siis saad uuesti pärast edasi minna. Et kui me
trenn tegelikult peaks siit kuskilt sisse tulema ka, ma arvan, praegu ongi võib-olla see õige koht, kus sellest trennist nagu rääkida, et ma olen otsinud trennile erinevaid nagu aegasid, testinud hommikul, täitsa hommikul, siis on kuskil päeva nagu ennem lõunat perioodi, siis peale lõunat ja siis nagu õhtul ja nii edasi, et hommikul ma olen ennast ära tõmmanud trenni tehes, sest et mu keha pole üles ärkanud, mu liigesed pole veel soojad, mu lihased pole soojad, siis ma tunnen, et ma teen nagu endale liiga seal. Teinud mingi sangpommide asjadega kükke teinud ja ma siis kõndinud 2 päeva sellepärast, et mul olid põlved ja puusad kuskil nii räigelt valud sees on ju. Et samamoodi sa pead nagu otsima seda aega trennile. Teiseks on see, et kodutreeningud on minu jaoks olnud väga-väga rasked. Et ma olen mingitel perioodidel teinud, aga ütleme viimased 2 aastat ma olen käinud siis trennis eraldi nagu jõusaalis, selles mõttes see on nagu protseduur. Sa sõidad sinna, sa oled ennast jumala maha laadinud seal, sa oled seal koha peal, teed oma asjad ära seal, sa pesed, käid saunas korra, tuled ära ja see tunne, et sa teed seda asja, viid läbi nagu teises kohas, tuled tagasi. See lülitab välja, see aitab tegelikult tekitada tohutult seda heaolu tunnet endale nagu sisse. Nii et mulle väga meeldib see minemise ja tulemise osa sinna nagu trenni. Mul on nüüd sama, et ma käin siis Borealas jõusaalis, pärast lõunal siis samamoodi. Aga hommikuti, ma seda hommikust ei võtagi trennina, vaid lihtsalt keha üles hääletada. Mingi liikumine, kas see on mingi jooga kiire või mingi venitamine või hüppamine või väike kiire, kas see paar kilomeetrit jooksu, mis iganes asi natukene lihtsalt otsaisi igiseks saada korra. 5 tiibetlast on ülihea asi, mis mulle toimub, see toimub iga ilmaga, igal pool saad seda teha, ainult on matti vaja ja saad seda ise teha kas siis 20 minutiga või natukene nagu pikemalt, aga see paneb sinu keha need energiatsakrat siis väga hästi aktiveerib ja see toimib alati. Ise, kui ma kuskil olen reisil olnud hommikul ärkad üles, kuskil 4-5 läheb uni ära, on see ajatsoonist või muust asjast, siis teed tiibetlased ära ja siis otsin, kuidas ma saan oma hommikuse erba mate teha. Mis on meil Teeduga olnud truuks kaaslaseks juba enne, kui me varum Boosti tegime vist. Või selle algusest saadik vist? Boosti algusest saadik, sest et meil oli, me oleme sellised köögi startupperid on ja. Me istusime köögis, meil olid läpakad lahti ja siis me panime oma business plaani asju seal kokku. Ja mingil hetkel seda kohvit ei jõua sisse lahmata. Magu hakkab valutama seal juba, paha hakkab sellele efekti, ei ole enam, toimi seal. Ja siis me otsisime selle kohviliga nagu lahendust. Küll me jõime musta teed, rohelist, ma pole rohelist kunagi väga ei olnud, aga selliseid nagu erinevaid lahendusi. Ja lõpuks me komistasime Tim Ferrise podcastile, komistasime sinna erba matte otsa. Hakkasime seda nagu testima ja proovima ja leidsime, et nagu selle mõju on lihtsalt nagu unreal, et ühelt poolt ta ei häiri seda unetsüklit seal, ta ei jookse nagu sinna nii tugevalt sisse, teiselt poolt ta loob hoopis teistmoodi nagu fookus mentaalse seisundi. Sa saad teda siis, kui sa oled seda erbamatet teinud, sa saad, jood selle nagu kõrrega selle matte ära seal, siis sa valad ett peale ja sa saad tegelikult pool päeva selle matega seal läbi ja sul on kogu aeg nagu highly focused. See on uskumatu, mis nagu energia või fookus annab ja ta, kui kohvi teeb sind nagu ärevaks mingist, et üks tass kohvi on okei. Aga ta kohvi kuidagi kikib sisse hästi järsku, aga see on kuidagi niimoodi, ta hoiab sinu fookust siis järgmised mingi 3, 4, 5 tundi seal. Ja mul sama asi, et õhtul isegi ma vahest õhin seda õhtul kell 9 ka veel ja mulle ikkagi see mõjutan tund, et muidugi sa ise pealt tunnetama seda. Mis on nagu huvitav, et näiteks jalgpallurid ei joo kohvi väga palju, just sellepärast, et see südametööd ja asju mõjutab ja sükest ärevust tekitab siis nii edasi. Aga kõik jalgpallurid, kes Ladina-Ameerikast tulevad, Messi, Suarez, kõigil on ju matetopsid käes ju. Joovadki seal 3 korda rohkem kohvi tegelikult kui seda matet vabandust. Ja siis on sükest 2 jalgpallurit oli, Griezmann läks Barcelonasse, siis esimene süke nagu rahu istumine tehti, siis Messi võttis ta nagu vastu seal, neid 2 kesti jäid seda jerba matet seal, et see on süke nagu traditsiooniline osa, ehk siis seda jerba matet ka jagati üksteisega, endal nagu lähedaste inimestega, nii et ma ostsin just endale ühe materaamatu ka, lugesin jumala pull asi, mis on seal nagu sügavad traditsioonid ka nagu taustal taga. Seda tasub proovida. Kohvi osas on üks häkk, mis me oleme Teeduga viimaste aastate jooksul avastanud, on see, et kui sul tavaline kohvi ongi, ta kikib sul hästi tugevalt sisse, sul on pärast halb olla, sul on ärevus ja nii edasi, siis bulletproof kohvi. See kõlab hästi kuidagi imelikult, et üldse sükest asju nagu juua saaks, aga see tähendab seda, et kohvi
blenderdatakse siis võiga ära. Alguses esimest korda kuulsin, läks mitu aastat aega, ma ise seda lõpuks siis proovima hakkasin. Mingil põhjusel ma seda proovisin, mul väga hakkas see maitsema ka. Ja ta annab ka hommikul selle efekti sulle, et su keha ei vaja kohe siis süüa. Et sa saad oma mingid rasvad kätte, aju hakkab tööle sealt ja see keha ainevahetus kuidagi lülitab ennast ümber ja sa võid hommikul rahulikult paar tundi niimoodi tööd teha, et sul ei ole siis kohe seda tühja kõhu tunnet. Ja üllataval kombel, see kohvi maitseb üli hästi. Siuke mõnus täidlane nagu, hästi nagu lopsaka maitsega. Ja, et siuke mõningid ühe tassi kohvi kohta kuskil siis pool supilusikatäit võid. Ma lõikan noaga mingisuguse kuubika, panen sinna sisse. Maga. Ja sinna tegelikult pannakse juurde siis ka MCT õli, mis on siis kookosest ekstraktitud, kus on ka kasulikud rasvad, aga sa võid vabalt ka seda teha. Bulletproof coffee, saad selle kohta lugeda. Edasi, see on, seda kohvi ma olen jooma hakanud ja ma tavalist kohvi enam üldse ei imusta. Ma isegi ei taha juua tavalist kohvi kuskilt väljast osta. Ma muidu olin siuke mulgi musta mees, et piima ei pand ja suhkurt ei pand, et panidki seda musta. Aga peale seda, kui see bulletproofi nagu maitse suhu sai, mida sinna veel juurde pannakse, on kaneeli ka, pannakse peale. See on siis põletiku vastase toimega. Ja mida mul ka siis meie kallis kolleeg Silver nagu ära selgitas, on see, et ajule on kõige paremaid energiaallikaid on rasv. Rasv on hästi nagu pikaajalise toimega ja ta selle kofeiini mõju siis jaotub selle perioodi peale laiali ja see, kui aju saab selle nagu rasva seal, siis see ongi tema jaoks nagu mõeldud seal. Kuna aju on kehast on 2-3% nagu keha massist, siis tegelikult tema energiavajadus on üle 20%. Nii et tuleb selle nagu aju eest nagu hoolt kanda. Ja kui me rääkisime sellest ka, et hommikul ei söö paar tundi, siis see sobib rohkem küll meestele. Naistel on natukene teistmoodi see rütm kui meestel. Aga mina olen aastanud selle, et kui ma ärkan hommikul 5-6, siis ma olen ennast siis paari aastaga viinud sinna, et ma ei söö tegelikult enne kella 10 või 11. Et vahest, kui tunnen kõht on tühi, siis kella 9 söön ühe puuvilla, mis ka annab ajule tegelikult siis väikse sükse energialaksu, aga selline esimene toidukord on alles seal 11 ajal, enamasti isegi vahest hiljem. Miks ma seda teen? Sellepärast, et keha töötab sul eilsete varude pealt ja siis ta võtab sul nendest vanadest varudest, samamoodi ka tegelikult siis puhastab sinu keha samal ajal ja kui sinu seedimine ei pea töötama, siis seedimine võtab meie organismis kõige rohkem energiat. Peab hakkama hommikul see toitu seedima. See tähendab seda, et sulle oma siis loominguliseks tööks, kus sa pead oma ajuga töötama endast oma ettevõtte kallal jääb seda vähemaks. Ja ma tunnen, kuidas seal on väga suur energia vahe tegelikult ja see mõjub ka tegelikult kehakaalul väga hästi, sellepärast, et kui sul õhtune toidukord muidu ladestub sul sinna varudesse, eks ole, siis hommikul ta hakkab kasutama seda su keha õpib siis kasutama või võtma energiat raskudest, et just nendest eilsetest varudest. No väga hästi on, eesti keeles on küll hommikusöök on ja, aga inglise keeles on breakfast on ja, breakfast, ehk siis breakitakse, lõpetab ära selle fastiku, selle paastu on ju breakfast, et selle hommikusöök lõpetab selle keha siis siukse rütmi ära ja siis ta hakkab kohe uute asjadega seda seedimist tegema, miks see hommikul nagu väga palju, ütleme, siuksed raskeid asju süüa, siis ta teeb selle pea teeb uduseks, sellepärast, et on kaks aju on, üks on see, mis on peas ja teine on seedesüsteem. Ja kui seedimine läheb töösse, siis teine aju peab jääma seisma, ehk siis see, mis on mõtleb. Et kui seda hommikul väga tummiselt nagu täis lüüa seal, siis mõtlev aju jääb ootele ja seedimise aju siis teeb tööd. Ja kui seedida ei ole vaja, siis saab pea töötada, see energia jaotatakse efektiivsuse mõttes ka ära. Lisan siia veel ühe väga olulise asja, mis aitab hoida sinu energiat, seda ka hommikul. See hakkab tegelikult eelmisest päevast. Loomulikult on siin õigel ajal magaminemine, mis kellest igaüks magama läheb, oma une täis saab, aga üks asi, mis sinu und kõige rohkem mõjutab, on toitumine eelmisel õhtul.
kui sa õhtul vahetult enne magama minekut sööd suure ja raske prae ja seal on liha ja mingid muud asjad veel juures, siis sinu seedimine peab töötama seal järgmised 6-8 tundi, et sa üldse seal ära lahustada ja siis hakkavad alles selle järgmised protsessid pihta. Ühesõnaga su seedimine töötab terve öö läbi. Ja see võtab kõik energiat. Et sina lähed küll õndsalt magama ja arvad, et seal puhkad. Tegelikult magades on kehal väga mitmeid olulisi protsesse, et sinu organismi siis taastada ja puhastada ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et sa hommikul oleksid siis uuesti värske ja reibas, aga nüüd, kui su organism peab öö läbi töötama, teeb üle tundi seal, siis sul hommikul oledki väsinud ja kui ma nüüd ütled, et mina ei ole hommiku inimene. Mis me Teeduga oleme õppinud ja mida Teet hakkas esimesena praktiseerima, soovitas pärast mulle, oli see, et vahetas enda õhtuse toidukorra smuuti vastu. Ja siis ma alguses sõin hommikuti, seda mõtlesin ja pärast trenne, siis ma proovin ka. Smuuti seedib ära sul 30 minutiga ja omandub siis kiiresti ära, sulle seda rasket tunnet, saad samamoodi oma toitainet saad kätte ja hommikul sul ei ole siis sükest toidupohmakat ja see on olnud üks väga suur game changer, see õhtune toidukord, see peab alati smuuti olema, see võib olla ka midagi muud kergemat, aga et see toidukord oleks siis seal soovitavalt siis 3 tundi enne magama minekut. Kui me võtame selle toidukorra, siis tegelikult Detox Challenge'i tulemusel ma selle enda jaoks avastasin, kuna sa seal vahetad need toidukorrad välja ja siis sa tunnetad seda, mida see sinu kehale teeb ja kuidagi tundsin ära, et jube hästi on nagu ööuned on seal ja siis vaatasin, et kui see kergem variant on, siis jätkasin ja sealt testid. Ehk siis tegelikult seda, kui sa neid nagu lahendusi otsid, siis need jõuavad ka sinuni. Kui sa neid ei otsi seal, siis sa tegelikult kobad seal natukene nagu pimeduses, ei tea, et mis siis töötab ja kas siis töötab, et tunnetada selle käigus ka enda meeleolu, tunnetada enda keha, kui sa neid muudatusi nagu teed seal ja siis leida see sobiv valem ise enda jaoks, et see valem, mis on Svenil, ei tähenda, et see valem nagu minule samamoodi toimiks. Võta lihtsalt katseta kas nädal aega, 2 nädalat või 6 aega, vaata, kas see sinu jaoks toimib, kui toimib, võta see kasutusse, vähemalt mingiks perioodiks. Eneseareng, üks lahutamatu osa sellest teekonnast, ilma milleta ma oleks siia vist kunagi jõudnudki. Lugemine, õppimine, podcastide kuulamine, mida sa siin praegu teed, seminarid, koolitused, enda siis pidev areng, on see oma valdkonnas konkreetselt mingi teema kohta, mida sa tahad õppida, on see turundus või on see raamatupidamine või on see kodulehe tegemine, on see kirjutamine, mis iganes asi see on, et see on ettevõtjatel see peaks iga päev olema sinuga kaasas, loomulikult kogu see protsess on üks suur eneseareng nagunii, aga kui võtasid kõige esimene, kõige lihtsam asi, siis lugemine, iga päev kas 10-20 lehekülge, head raamatut või audioraamatut ja vahepeal neid rasked hetki tuleb ette. Üsna tihti, eks ole, kus sa kuskile ummikus jõudnud ja sa tead, et sa pead palgad maksma ja sul hädala pärast sul ei ole mitte ühtegi kopikat seal pangaarvel ka. Ja sa mõtledki, et sa oled täiesti tupikseisus, mis saab. Teinekord sa loed selle 10 lehekülge head raamatut ära ja sa saad sealt mingi uue idee, millega siis edasi minna või mis annab sulle siis julgust või inspiratsiooni või seda jõudu, mida sul endal puudu jäi. Et tundub sükke hästi lihtne, aga selle pikaajaline väärtus on tohutult suur ja ma ütlen, et otsides siis seda, mida ma tahaks üldse teha, siis minu ümber ei olnud mingisugused mentorid või ettevõtjad või kedagi, kes oleks tohutult nagu suunanud või Sven tee niimoodi, ära niimoodi tee või tule minuga töö kaasa, vaata, kus need käivad nagu 0 inimest. Ja raamatud olid ainukesed mentorid mul, et sul on võimalik minna siis nende inimeste mõtetesse ja isegi vaadata, mida nad siis oma 20-10 aasta jooksul siis tegid, miks nad midagi tegid, mismoodi otsused vastu võtsid, mis õnnestus, mis ei õnnestunud, sul on võimalik need reaalselt paarikümne euro eest need teadmised omandada tänaval audiobookina. Mina isiklikult kuulan 50% raamatutest tänavähem, jaguneb see enam pooleks, loen ja kuulan siis mul on enamus.
mul on enamus jooksevad nagu audiobookina, mul on füüsilised raamatud ka olemas teatud teemadel nagu Roadless Stupid asjad, et kus võtad nagu ette. Ma ise olen nüüd, ma ei ole kunagi raamatusse nagu neid kraapse teinud või märkinud, teinud seda raamatut nagu oma siukseks, oma järgi seal, et ma tahan praktiseerida seda, et ma kirjutan need välja. Kui ma leian mingi mõtte, et siis ma kirjutan kas või ringi selle mingi lause sinna selleks, et siis seda enda jaoks paremini talletada seal. Nende audioraamatutega huvitav asi tekkinud, mul on hakanud topelt osta raamatut. Et kõigepealt kuulad ära, kui hea raamat, siis tellid ka veel paberkandjal endal. Et aga raamatud on üks vähest asju, mida ma oma elus kogun tegelikult, et mulle meeldib ja ma tean, et ma tahan seda uuesti lugeda, tegelikult üli hea minna pärast värsket silmadega uuesti lugeda seda, et aasta pärast loed hoopis teistmoodi seda raamatut. On. Targemaks ja suuremaks saanud. Aga kõik igasugused võimalikud üritused, kus sul on võimalik siis ma ei tea, kuulata või tutvuda mingite inimestega, kes siis kas sinu konkreetses valdkonnas või üldse oma mingi ettevõtluses või turunduses mingid asjadega. Et üks asi podcasti kuulamine 20 minutit või lugemine, aga kui sa ikkagi päev läbi istud kuskil koolitusel või 2 päeva seminari, sa oled selle asja sees nende inimestega koos, et selle efekt on kindlasti tugevam ja praegusel ajastul, kus sul on ligipääs infole nagu piiramatu, sa võid põhimõtteliselt kõik asju õppida tegelikult, need asjad on kõik olemas siin maailmas ja YouTube'ist vaadata mis iganes kujul, et siin ei ole mitte mingisugust vabandust minu arvates, et iga päev natukene investeerida kas või see pool tunnikas sinna. Ja, kui me võtame ka nagu podcasti käeste raamatuid seal, siis tegelikult ma vaatan enda puhul on toimunud hästi selged nagu arenguetapid on. Esimesel puhul kuulad podcasti kõik, mis nagu ette öeldakse, see on jumala hea, ja hakkad kuulama ühte, teist ja kolmandat seal. Mingil hetkel sa kasvad nendest välja, aga see ongi fine. See ongi fine, et ma võib-olla ei jõua seda Gary Veed nagu iga päev kuulata, Ei peagi. Pole nagu oluline seal, et seda infot on lihtsalt nii palju, on ju. Ta ise ütles ka mingi aeg, et pane kinni see, mina hakka tegutsema. et see list podcasti, mida ma olen kuulanud, on olnud väga palju. Võib-olla täna ma olen isegi natuke nagu mitmekesistanud seda, et ma kuulan nagu valdkonnapõhiselt äri, turundus, aga ma kuulan ka siis mingeid muid teemasi sinna nagu kõrvale. Kindlasti Tim Ferris on, ma arvan, läbi aegade olnud, sest tal on lihtsalt nii mitme palgelised podcastid erinevast eludest ja asjadest. Siis on erinevad muud asjad. Joe Rogan on minu jaoks olnud, ütleme, viimase paari aasta nagu avastus. Ühe treeneriga podcasti kuulasin seal ja ma sain enda nagu trenni osas nagu teadlikkust juurde, mida ja kuidas teha seal. Vaatan korra, mis podcast mul siin on. Siis mida ma tahtsin võib-olla lugemisest öelda seda, et kui ma esimene aasta nagu ennast ära komitisin raamatu lugemisele, ütlesin, et nüüd ma teen, on ja siis ma võtsin hästi lihtsa eesmärgi, et seda 1 raamat 6 nagu kõik lapsed, elud, muud tööd tegemised, et ma kuskil sinna sisse pidin nagu ära mahutama selle ja siis oli ka audiobook, ma sain aru, et mul ei ole seda nagu füüsilist aega istuda seda raamatut lugeda, on ja võtsid selle audiobookid ette ja Steve Jobsid ja mis oli 24 tundi pikk audiobook. Ükskõik kohas kuulata, trennis, jalutad, käid jooksmas, sõidad autoga, igal pool lennukis. Ja niimoodi ma tükeldasin seda, on ja. Aga mida ma siis nagu pihta olen tänaseks võib-olla saanud on see, et kui esialgu kuulasid ka nagu siukseid, proovisid need soovitused, kõik soovitused kuulasid nagu ära, on ja. Siis nüüd võib-olla ise nagu valin teadlikumalt neid asju, mida ma nagu loen, et kui ma nagu otsin küsimusi, kas siis seoses juhtimisega või eesmärgistamisega, et ma nagu teadlikumalt valin endal neid raamatuid, mida ma siis sisse võtan, et mul on vähem siukseid nagu juhuvalikuid ja soovitusi, mul kõik soovitused on kuskil nagu listis olemas ja siis ma vaatan, et kas sealt on praegu mingi asi, mis haakub minu selle nagu otsinguga, millel mul on vastuseid vaja, on ja. Et selles mõttes on läinud raamatute nagu sissevõtmine ka nagu enda jaoks konkreetsemaks, et muidu mingil hetkel tekkis siukene hästi tohutu info nagu üleküllastumine. Sa pead hakkama nagu panna nagu seda tööle panema seda infot ka. Just. Aga raamat lugemise toitumisega, see 10 lehekülge raamat teesinud täna targemaks, eks ole, ja midagi sellest ei muutu. Aga kui sa võtad 10 lehekülge iga päev, kuu lõpuks on see 1 raamat, aasta lõpuks on see 12 raamatut. Jah, tõenäoliselt sinu elus midagi võib hakata muutuma, eks ole. Või just ühest raamatust Slight Edge, väga hea näide, et 1 burger ei tapa sind täna, ei tee mitte midagi sulle. Aga 100 burgerit või 1000 burgerit aastate jooksul, see on see, mis teeb selle vahe. Need on need asjad, need nähtamatu asjad, mida me tegelikult ei pane oma igapäeva elus
tähele, et iga päev need väikesed sammud, see 1% paremaks. Kannatlikkus siia lõppu veel lisada üks oluline asi, et kuna me elame sellises instant maailmas, kus kõik peaks juhtuma kohe ja käid trennis ära ja vaatad, kas nagu on midagi, kas see trenn töötab, siis tegelikult asjad nii kiiresti ei käi ja see on lihtsalt reaalsus ja sellest tuleb aru saada, et siin mingid 5-päevaseid lahendusi ei ole või loed selle raamatut läbi ja nüüd saad rikkaks, et selle, ma arvan, igaüks teab sisimas seda, samas me otsime kõik neid lahendusi, et mida kiiremini sa aru saad sellest ja ja kui seda varem sa võtad ka selle siis pikaajalise vaate enda jaoks ja see tegelikult ongi maraton, et see ei ole sprint. Mul oli see samas, et Joe Rogani saatest, mida ma kuulasin, oli toodud see näide, et sul on selle treeningutega, et 6 kuud on siis oma nagu ehitamise protsess on ja see on paigas, seal ei ole mitte midagi seda teha on ja see on sama, kui sa hakkad nagu õunapuud kasvatama, ta kasvab 3 aastat, tee, mis sa tahad selle ümber, tal on oma kasvamise tsükkel ja perioodi ajad on ja sa ei saa seda õunapuud 3 päevaga valmis või 3 nädalaga on ja et samamoodi tuleks seda nagu ettevõtte poolt ka arvestada, et see on niisugune asi, mis kasvab seal on ja sina pead olema see nagu õige aednik seal juures, kes siis rohib ja hooldab ja kastab ja väetab ja teeb seal on ja oma ettevõtte alustas ka, et loomulikult seal on väga palju tegurid, kas see idee oli hea, kas sul on üldse õiged inimesed, kellega seda koos teha või praegu võimalust teha või kas see ajastus on õige, seal on neid tegureid väga palju, aga kui joosta ainult ühe idee juurest järgmise juurde, siis tegelikult sa väsitad ennast ära ja sa ei leiagi mitte kunagi seda õiget asja, et me oleks võinud Bootstrap'i puhul samamoodi tegelikult loobuda seal esimese aasta jooksul 3 korda vähemalt on ja me olime ka väga raskes olukorras, kus sissetulekud ei olnud, Teet kaotas ka veel oma töö siis, eks ole, sellepärast, et hakkas juba seal ajalehtede esikaantele jõudma ja ei olnudki võimalust, eks ole, et oleks võinud loobuda ja öelda, et me peame tagasi minema ja midagi teha, eks ole. Kas sul on, kui me vaatame korra nüüd tervele sellele listile otsa, mida me rääkisime, kas sul on mingisuguseid selliseid ettevõtjaks olemisel olnud ka mingisuguseid häkke või asju, mida sa täna enam ei tee? Mida sa proovinud selle aja jooksul ja ei ole võib-olla külge jäänud või lahendust leidnud? Ma ei teagi, ma ei ole nagu nii väga vist nagu ringi rapsinud ka, et olen olnud seal Saaremaal ja vaikselt oma asju teinud ja katsetanud ja testinud, pigem nagu proovinud leida siis neid asju, mis mulle võiksid sobida, et kogu see asi oli nagu uus, et sa hakkad nüüd ju justkui nagu ise siis töötama enda jaoks ja sa pead ise töötad ka kodus, eks ole, kuidas sa sellega hakkama saad ja kindlasti nagu tunned ennast üksikult seal vahepeal ja nii edasi, et siuksed, ma arvan, see oli ise kõik piisavalt siuke uus ja huvitav, millega siis nagu kohaneda. Et midagi siukest väga põrutavat hetkel küll ei... Kas sul on midagi siukest, mis tänasest sellest listist on nagu välja jäänud, kui sa mõtled nagu enda jaoks korra selle nagu riburada nagu üle seal, et hästi palju sul hommikul, aga kas sul õhtul on ka nagu mingid selliseid selgeid harjumusi, mis sul seal on? Õhtu koha pealt... Ma mäletan, kui ma esimese 5am challenge tegin paar aastat tagasi, siis selle efekt kuidagi nagu oli negatiivne, et ma ei osanud magama minna, ma läksin kella 11 magama, 3:12, 5 ärksin 6 aega ennast 5 üles. I know, sellepärast, et ma olin seal ka ju. Ja sa kujutad ette, et õnneks ma elasin üksi ka, et keegi ei näinud seda. aga siis ma ei saanud aru sellest. Siis paar aastat tegin seda, hakkasin uuesti tegema ja nüüd olen õppinud varem magama minema tegelikult. Et kui ma siin mingi aeg eelmine aasta novembris, ma läksin talvel magama 10 ajal või 9:30, mu unevajadus on natuke väiksem. Siis see oli minu jaoks uus asi ja ma hakkasin naturaalselt siis ilma äratuskellast üles ärkama juba kella 4 ajal. Et ma tundsin, ma saavutasin nagu mingi koha, et ma avastasin, et see hilisõhtused nagu tunnid ei ole kuidagi väärtuslikumad, et ma olen avastanud selle, et hommik on minu nagu see prime time, see kõige parem aeg, kus ma olen fokusseeritud, kus ma tahan teha, kus on uus päev, uus algus. Aga muidugi loomulikult, kui sa ennast seal kohviga üleval hoiad õhtul, et siis sa suudad ka teha, mis iganes rütm kellegi on, et see on küll üks avastus, et see une koha pealt. Ma arvan, et see uni on üldse nagu viimasel ajal siukse, nagu, ta on kindlasti üks asi, mida tasub ka häkkida enda nagu elus lahti seal ja
ma ei tea, kust kohast see reegel tuli või kust seda nagu välja käidi, et iga tund, mida sa magad ennem südaööd, võrdub 2 tundi und nagu. Et see võrdub 2 tunniga, et kui sa lähed 10 magama, siis kella 12-ks oled sa põhimõtteliselt. Keegi biohacker ütles mulle seda, et need poisid teavad mulle. 4 tundi oled juba maganud, on ja. Ma tunnen selle vahet kusjuures, kui ma lähen nüüd suvel ka, et sul on pikad õhtud, eks ole, valged õhtud ja sa lähed hiljem magama seal 11 ja pärast 11 ja sa oled hommikul väsinum. Hea tunne, olen küll tulnud seda. Üks asi, mida ma ise tahaks siia võib-olla enda puhul nagu lõppu panna, et mul on, kui me räägime üldse nagu ettevõtjaks olemisel, siis see motivatsioonil on suur koht, teine pool on ka motivatsioon harjumusi teha seal. Trenniharjumus on midagi, mille vahel ma olen ise nagu pendeldanud hästi palju, otsinud mingeid lahendusi sinna. Küll ma olen kossutrennis käinud 5 aastat ja igasuguseid muid asju teinud, ekstriimi teinud 5 aastat võistluseid, et ma olen tegelikult keskendunudki just selle nagu, tegin seda kodutrenni ka siis ütleme sealt kuskil 3 aastat nagu vahelduva eduga. Aga ma ei ole leidnud, et see enda nagu keha siuke füüsiline vormis hoidmine on minu jaoks olnud mitte nagu pikalt motiveeriv. Lühiajaliselt annab see nagu väga hea siukse impulsi ja efekti, aga sellel hetkel, kui hakkasid tulema sisse võistlused, ja ma teadsin, mille jaoks ma pean nagu seda treeningut tegema, et seda igas trennis käia, seda regulaarsust sinna. Peale seda oli minu jaoks oli täiesti teine level nagu motivatsioon seal nagu teha. Et kindlasti selle nagu treeningute puhul on see trennis käimine ise on nagu üks efekt, aga sükest nagu mentaalset vastupidavust, selle stressiga toime tulekut on minu jaoks hästi palju õpetanud just need erinevad võistlused ka sinna juurde. Et on see siis võhandu või on see mingid rattamatkad, mida me teeme siin oma seltskonnaga seal, kus sa sõidad 100 kilti päevas metsa vahel ja paned pauku ja käed põlved on lõhki seal, et sa pead nagu suutma tegelikult ennast viia õhtul punkti, kus sa siis paned oma ööbimiskoha püsti seal, teed endale ära, teed rattalasjadele hoolduse, järgmine päev sõidad edasi nagu. Et ka võhandu puhul oli näiteks siukene, kui ma esimest aastat nagu tegin seda, siis ma läksin kätekõverduste pealt sinna, koduste kätekõverduste pealt läksin sinna. Mõtlesin, et jumala, teeme ära. 100 kilti või? 100 kilti, siis pead oma ülakehaga nagu läbi tõmbama. 3 nädalat enne võistlust nägime üldse süsta esimest korda, istusime sisse seal. Et tegelikult see oli selles mõttes nagu väga nagu lahedalt tuletas meelde, et kui palju mulle endale nagu lisaks üks tavatreeningule meeldivad siuksed hästi pikad nagu väljakutsed, kus ma panen ennast nagu proovile nagu tundideks, on ja. Kui see võhand on täna kuskil 11,5 tundi mul seal, siis selle nagu aja jooksul sa pead suutma nagu ennast motiveerida. Seal ei motiveeri see, et ma tahaks saada ilusaks, ma tahaks musklid, pringid nagu, lõpuks, Seda võimalust ka ei ole, et ma enam ei viitsi. Seda võimalust, see on alati nagu olemas optsioon, et sa astudki sealt nagu maha, on ja. Aga sa ei saa ise endale lubada seda, et ma annan nüüd alla, on ja. Ja seal jumal hea näide oli nagu ise endale, et kui see start tehakse hommikul ära seal, siis mul hakkas vasakul õlas oli siuke nagu valutõük tekkis sisse, et ma ei saanud korralikult nagu aerutada seal. Ja ma pidin selle aeru asendit kas siis käe natuke ülespoole või natuke allapoole tooma, et see õiget asendit saanud, siis lõi nagu teravalu sisse. Võtsin oma paadikaaslase käest valuvägisti sisse ja siis mõtlesin, et nagu fuck it õlg raisk. Ma sul kuradi näitan, kuidas homme tundma hakkad nagu raisk. Üks hea raamat on David Gogginsi raamat, kes on siis USA navisiil ja mere jalaväärne seal, et kes räägib seal valu lävist ja mis asju ta seal teinud on. Ma ei mäleta, mis raamatu nimi oli, aga tal rohkem minust raamatuid ole. Igatahes süke enda füüsiline vormis hoidmine, mis iganes treening. Proovile panekud asjad, jah. Ja kui sa kodus töötad ja oma asja ehitad, siis sul on vaja korra vahepeal nagu toast välja minna ja ennast välja lülitada, et kas sa lähed jooksma ja kuulad mingit muusikat või lähed sõidad trenni ja vehid ja lõhud seal. Siis üks asi, mis seal lõpetuseks, mida iga üks saab teha, on sinu vaimne trenn ja mediteerimine on mulle olnud siin suureks abiks. Ikka kipud üle mõtlema ja ärevust on palju ja neid ideid on peas oma jagu juba hommikul üles ärgates, et
et sa oleksid rahulikum, et su fookus oleks paigas, et sa ei reageeriks päeva jooksul üle, et sõimaks mingi suvalise autojuhte linnas, kes tegelikult nagunii ei kuule siin mingid sellised väiksed asjad, et sa oleksid parem inimene, kas oma kaaslasele või töökaaslastele, siis 10 minutit lihtsalt vaikuses istumist, klapid peas, kas kuulates mingit konkreetset heli või Headspace on näiteks väga hea äpp, kus on 10 päeva tasuta programm ka olemas. Ja see rahustab sind maha, et sa lihtsalt hingad sügavalt sisse välja ja see 10 minutit nii vähe, kui see on, see reaalselt mõjub. Kui sa esimesed 7 päeva, mõtleks, tee seda, et jällegi 10 minutiga ei muutu midagi. Aga kui sa teed seda 7 päeva või 2 nädalat juba, siis hakkad juba vaikselt tundma selle benefitit. Ma tegin seda hommikul, olen teinud pärast ärkamist ja näiteks ka kella 4-5 ajal, kui siuke pärast lõunana esimene siuke tööpäev on tehtud, siis teed seda, et siis ta aitab siis ära resetida selle päeva. Ja hommikul annab sulle siis selgema fookuse ja siukse rahulikuma olemuse. Mul on jälle teistmoodi. Ma olen proovinud väga palju, ma olen Headspace'i proovinud. Calm on siukene äpp on ja ma olen proovinud nagu aru saada, et mis on see nagu lahendus. Mul otseselt ei ole nagu vaigistada midagi. Hommikul ei ole midagi, sest pea nii tühi mul seal, aga ma olen nagu proovinud leida siukest asju, siukest nagu meditatsiooni või viisi, mis aitaks mul nagu programmeerida ettepoole. Visualiseerida mingisuguseid asju, mingeid tulemusi, värke, et selle, ma olen otsinud nagu sinna poole seda nagu lahendust. Seal on lihtsalt silmad kinni, kuulad oma mingit head lugu ja mõtled lihtsalt, tõmbad seda powerit. Aga tegelikult see mediteerimisega hästi oluline benefit, pikaalisem benefit. Öeldakse, et sinu kõhutunne on tegelikult sinu kõige õigem tunne üldse sinu elus. Aga me surume ennast alla, sest me programmeerime ennast ise aastate jooksul valesti, sest me võtame vastu otsuseid või läheme, ma ei tea, saame kokku inimestega, tegelikult me võib-olla ei viitsi minna, ja see kogu aeg programmeeri ennast valesti. Nüüd, et seda kõhutunnet hakata uuesti kuulama ja usaldama, või et see üldse oskaks sulle seal soovitusi jagada, siis mediteerimine on see, mis selle connection'i kõige paremini tekib. Intuitsiooni ja siis see osa, et sellepärast hästi oluline jällegi see pikaajaline benefit. Kui ma see kokkuvõtteks ütlen, mis mina hommikul teen, ma ärkan 5-6 ajal, teen kiire võimlemise sinna, 5-10 minutit, natukene pikem, siis külm duš, 1 minut kuskil, mediteerin, natukene kirjutan seal, teen oma päevaplaani, powerlisti ja joon oma kohvi või matet sinna ja see on minu esimene tund aega päevast, ideaalis. Loomulikult iga päev ei ole ideaalne, kus sa pead sõitma või minema kuskile või kiiremini kohtumised on, aga see on minu ideaalne päevastart ja kui ma saan need asju teha, siis ma tunnen ennast väga hästi, siis ma olen omas selles mullis, kus ma olen valmis endast parima andma ja kui ma kõik asju teha ei saa, siis ma proovin kas natukene vähem teha, aga midagi nendest vähemalt, et natukene liigutada ja see külm vesi on igal pool alati olemas. Mul on külm duš, mul on voodi tegemine ja siis mingi hetk tuleb mate, aga ma ka matet või asju kohe võtta, ma lasen hommikul ise endal nagu üles ärgata seal, et mitte hakata seda kohe nagu stimuleerima seal, aga tõmbame sellele teisele osale joone alla, me oleme päris palju nagu häkke ja trikke ja asju läbi rääkinud siin, kes mida teeb, see on jumala nagu põnev kuulata erinevaid lahendusi, mis tegelikult ühel samal asjal nagu on ja kuidas see erinevatel inimestel siis neid otsimised käivad ja ma loodame, et see aitab ka teistel inimestel jätkata enda otsinguid, kindlasti mitte tunda ennast läbikukkununa selles protsessis, ma arvan, et see on fine, mingid asjad töötavad, mingid asjad ei tööta ja minna nagu edasi, lõppkokkuvõttes seda mindseti ja vastupidavust ja seda järjepidavust on nagu forever vaja. Kui sa hakkad midagi tegema ja leidsid endale midagi uut huvitavat, siis jäta meile iTunesi review, oleks väga hea kuulda või kirjuta meile kuskil. Sellisest teine osa ja järgmine osa, viimases 3. osas me räägime, kuidas siis oma esimesed 100 klienti leida, sellepärast, et kui sa leiad oma esimesed 10 klienti, leiad ka 100 klienti ja kui sa leiad 100 klienti, leiad ka oma 10 000 või 1000 klienti. Nii et järgmises saates räägime kõigest sellest, tuleb väga põnev kuulamine ja Share'i kama, like'i, subscribe'i ja ka teistega, kellel võiks ka sellest kasu olla. Mul oleks väga tänulikud selle üle, kindlasti. Aitäh sulle kuulamast ja näeme osa 3. Järgmise saateni.